Kätte on jõudnud see aeg, kui tehnikamaailmas on minu jaoks üks oluline test iga aasta, see on rehvi test. Ma kindlasti ei vaata, kes on esimene, teine, kolmas, vaid ma loen läbi absoluutselt kõikide rehvide kohta kirjutatud arvamused ja siis vaatan, milline rehv minule sobib, sest ehk siis, kus mina kõige rohkem sõidan. Jah, sest et see lõpptabelgi annab ju protsentidega kenasti ära, osakaalud jääl, osakaalud lumel erinevates oludes ja no selgelt, kellele lameel, kellele naas, see vaidlus on igavene, ilmselt jääb ka kestma, sellepärast on siin ka mõlemad kategooriad toodud ühes testis kenasti ära, nii et kindlasti nagu alati oleme öelnud, et päris võitjad, kas esimene on nüüd parem kui teine või vastupidi, kes sõltub loomulikult sõidustiilidest ja sellest, kus sõidetakse, aga sellised grupid joonistuvad küll alati välja, kes on siis tipus, kes on keskmikud ja kellest tasuks eemal hoida. Üks on, ma vaatan, pilti ei olegi, on pandud sinna isegi Udu All oli mingis ajakirjas, siin on vist isegi olemas see Kesk-Euroopa rehv, jah? Ja seekord on prooviks võetud kõrvale siis need kurikuulsad Kesk-Euroopa rehvid, sest et pole ju saladus, et maailm on lahti ja rehve ei pea ostma sugugi ainult siintetes rehvikauplustest, saab osta neid mujalt, saab osta neid neti kaudu ja tihtipeale on ju väga veibutav osta mingi odavama hinnanumbriga Kesk-Euroopa rehve ja arvata, et küll ta käib. Nüüd on siis kokku pandud võrdlusse testiga üks selline ja tulemused näitavad, et ega ikka ei käi küll, et kui siin 50 kilomeetrise kiiruse pealt jääl pidurdada, siis naastrehvide keskmine, kõik naastrehvid, mis meil siin testis seekord olid, nende keskmine on 46 meetrit ja lamellidel on 63, siis seesama Kesk-Euroopa rehv, mis justkui nagu ka igati kõlava tootja poolt on tehtud, 78 meetrit, nii et arvutage ise üle 30 meetri vahet naastrehviga ja 15 meetrit lamellrehviga, pidurdamisel 50 pealt 15 meetrit päris palju. Kas on midagi ka sellist, kuhu saab need kenad rehvid alla kruvida meil uues ajakirjas? No loomulikult, eks näitusülevaade kahjuks selles numbrisse veel ei jõua. Pariisi näituse uudised tulevad järgmises numbris, aga loomulikult sõidetud päris mitmete põnevate autodega, seekord siis kuni väga sportlikest Porschedest, Maseratidest ja Honda NSX-idest kuni siis kaubikusugemetega Peugeot Travellerini välja. Põnevat lugemist loomulikult ka hobiauto poole peal, seekord Dodge Viperi näol ja kasutusel autorubriigis siis esimese põlvkonna Mitsubishi Outlander, ka kahtlemata Eesti turul väga levinud mudel. Siis meie kirjastuse naispool esindajad käisid seekord Saksamaal ja tulid sealt püha vaimustust täis, õnnestus esimest korda nimelt maasturitega käia natuke ekstreemsemaid harjutusi tegemas ja siis natuke sellist lõbusamat lugemist ka, et inimestelt, kes igapäeva autoga ei sõida, et mismoodi siis nende muljed on tänapäevasest maastikuautodest. Muljed jätkus päris tükiks ajaks, võin ette öelda. Ja loomulikult tagapool siis autosporti, kindlasti muidki erinevaid liikureid siin, seekord sellised vähe isemoodi liikurid Eesti kaitsetööstuse poole pealt, sest et võtsime kätte ja käisime läbi Eesti kaitsetööstuse ettevõtted, selgus, et toodavad ka päris huvitavaid, mitte just autosid, aga selliseid ristapuid, mis võiksid maastikul päris häid asju teha. Jah, tänud, aga selle Pariisi autonäituse esimese kokkuvõtte teeme tänase saate lõpus ära ja eks sina selle ülevaate meile seal andma pead. No jah, eks pole saladus, et sattusime seal hallis jälle kokku ja sai räägitud ja tasapisi hakkame mõtlema ka aastaauto peale, sest et paistab, et sellel aastal, kui eelmise aasta Frankfurdi näitus tõi meile suure Volkswageni Dieselgate'i, mis kogu protsessi edasi lükkas, siis seekord läks vist rahulikumalt, nii et panime ajakirjanikud juba tööle ning loodame varsti esimese ringi tulemused teada saada.